No nii, tere tulemast kõigile, mis on õhus podcasti uude hooaega. Me alustame Dubaist, sest me oleme Dubais. Meil on jah teine taust, teine riik, teine linn. Et oleme vahepeal oma asukohta vahetanud. Ilmselt paljud meid jälgivad ikkagi ka igal pool mujal sotsiaalmeediakanalitel, nii et see tähendab seda, et te olete juba kõik kursis. Või siis ma ei kujuta ette, kas võib olla nii, et mõni on ainult meie podcasti vaadanud ja rohkem meie muudest asjadest ei tea. Mina isiklikult loodan, et oleks nii ka. Põnevam. See oleks huvitav, et keegi nüüd vaatab, satub uue podcasti peale ja näeb, et kõik on muutunud vahepeal. Midagi on ikkagi teistmoodi. Ja. 3 nädalat ja 3 päeva oleme juba Dubais olnud. See on meie uus isiklik rekord, me pole kunagi Dubais järjest nii ka olnud. 3 nädalat on olnud meil siis siuke maksimumaeg, mis me oleme siin olnud ja see oligi nüüd siis meie see kõige viimane kord, kui me siin käisime reisil ja see oli siis 2024 veebruar ja märts. Ja. Et siis meil käis see manifesteerimise töö eriti tugevalt, sest et siis me juba nagu päris tõsiselt ikkagi kaalusime seda minekut, et tahaks täiega tulla ja kujuta ette, kui me nüüd jalutaksime päriselt siin, nii et me elame siin, et siis meil käis korralik see visualiseerimine ja manifesteerimine siin viimane kord, et siis nagu tekkis eriti tugevalt see tunne, et kui muidu käid nagu reisil, umbes ütleme nädal aega reisil, siis isegi reisi lõpus tunned juba, et tegelikult tahaks juba koju minna. Siis nüüd viimane Dubai reis oli küll täpselt see tunne, et ma ei tahagi koju minna ja ma tunnen ennast siin nii hästi ja koduselt, et ma ei igatse seda kodutunnet, mis muidu mingitel reisidel võib tekkida väga kergesti. Et siin tõesti, miks me siia satume põhimõtteliselt siis iga aasta viimased, ma ei tea, ütleme 10 aasta jooksul ikkagi peaaegu iga aasta vahepeal oleme skippinud. Et lihtsalt ongi see, et see kogu Dubai energia, kogu see ilu, kõik nii tõmbab meid ja meile väga-väga meeldib, et sellepärast me täna siin oleme. No ja viimasel ju sellel nii-öelda turistina reisil me olime siis kokku ju 3 erinevas kohas, sellepärast me tahtsimegi kompida erinevaid piirkondi ja eks me oleme üldse siin ju ikkagi ööbinud erinevates kohtades, kuigi on rohkem ikkagi nendes turismitsoonides, kuivõrd sellistes, kus me nüüd täna elame. Et see asukoht on hoopis teine ja siin tekibki rohkem selline argipäeva elu tunne, et sa elad siin, mitte sul ei ole mingit atraktsioone ja melu kogu aeg kõrval. Et võib-olla see kohavalik oli meil siis kas teadlikult või alateadlikult valitud selline, et me saaksime võib-olla keskenduda ka sellistele rutiinidele ja tööasjadele ja tõsistele asjadele, et ei ole kogu aeg pidu ja pillerkaar, et siin tuleb ka ju tööd teha ja tuleb ikkagi ennast viia mingil lain. Ja veel rohkemgi. Et selles mõttes ongi Dubaiga, et kui sa tahad selle melu keskel elada, et siis selle võrra sa ikkagi maksad ka oluliselt rohkem, et ikkagi paljud inimesed valivad just selle, et nad elavad küll Dubais, elavad elust natuke eemal ja saavad siis selle võrra omale ilusa kodu, sest kui sa tahad nagu ilusat kodu kuskil seal täieliku top notch kuskil piirkonnas, siis sa tõesti pead nagu väga palju maksma ka selle eest, et meie puhul, mulle täna nagu, me oleme nüüd elanud selles korteris mingi 1,5 nädalat umbes ja nagu ma ei tunne, et ma nüüd hullult igatseks seda Marina piirkonda või Downtowni, sest et mul on just nagu hea meel, et me oleme siin ja kui me tahame vahepeal neid asju seal kogeda, siis me lähme ja sõidame sinna kohale ja naudime. Et võib-olla ongi, et kui sa nagu selle melu sees kogu aeg oled, siis nagu äkki sul nagu tekib mingi, et see tunne, et see ei olegi enam nagu nii fun või kuidagi, et harjud sellega nii ära. Et ma arvan, et see siin elamine oli ikkagi ainuõige otsus praeguse seisuga. Muidugi, me olemegi siis aasta aega selles korteris, et siin on nagu väga tavapärane siis, et kui endale korter renditakse, siis see renditakse aastaks ajaks, see on lihtsalt rahaliselt kõige mõistlikum otsus ja siis et kui sa hakkad nagu kuu kaupa võtma, siis sa jälle maksad nagu nii palju rohkem. Et Yes. Aga lähme siis tänase selle
kogu teema juurde niimoodi, et hakkame kuskilt algusest pihta. Ja me mõtlesimegi, et see esimene episood võikski lihtsalt olla sellepärast, et mis on meie see nii-öelda mõtteprotsess kogu selle Dubaisse kolimise juures olnud, et ilmselgelt, kui sa kuskile kolid, teed elus suure otsuse, siis inimestel ikka tekivad küsimused, et miks ja nii edasi. Siis me üritamegi täna kuidagi nagu lahti võtta seda kõike. Ja siis sinna võib-olla juurde liita ka kõik see nagu nii-öelda natuke selline spirituaalsem pool ja kõik see, et jah, on ju. Ja, et esimene olekski nagu see idee algus ja miks Dubai. See on paljudel inimestel olnud küsimus, maailm on suur ja lai, kuhu minna siis kas reisima või elama. Ja need on loomulikult ju erinevad dünaamikad on ju. Et üks asi on see, et ma lähen reisin kuskil, olen mingis keskkonnas mingi aja. Teine küsimus on see, et kas ma soovin seal ikkagi niimoodi pikas perspektiivis elada, tööd teha, inimestega suhelda, keskkond, igal tasandil keskkond. Kuna me oleme ka ikkagi Keiliga siuksed puhtusarmastajad ja meile meeldib, et asjad oleksid korrektsed ja teed oleks head ja teed oleks puhtad ja et nagu sellised, kuidas ma siis ütlen, see infrastruktuur või? Ütleme siis selle asukoha infrastruktuur. Meile meeldib, et oleks nagu paigas ja siin ta on paigas. No lihtsalt ongi, et kui sa ikkagi Eestis oled elanud, siis sa oled harjunud, et ikkagi paljud asjad on nagu ka mugavad, on ju. Ikkagi on, et selles mõttes... Ei, Eesti üldse igasugused pakisaamised ja saatmised ja ma ei tea, tellimised, mis iganes asjad on, kõik on ikkagi mugavad ja tegelikult on täpselt samamoodi ka Dubais. Ja Dubais on võib-olla isegi veelgi mugavam, et kui muidu Eestis oled harjunud mingitele asjadele kuskile smartposti järgi minema, siis enamus asjad sulle tuuakse lihtsalt siia ukse taha. Et väga-väga mugav, just see mugavus, lihtsus, kõik on loogiline, et see on see, miks me siin oleme. Ja muidugi see kõik see energeetiline pool, mis siin on, et me oleme nii palju selle peale mõelnud, et kas me üldse tahaks mujal elada maailmas. Nagu just kõik see Euroopa, et nagu alla mingi Hispaania või kus ka ju väga paljud lähevad, või mingid muud kohad, et need kuidagi ei tõmba, lihtsalt ei tõmba. Täpselt samamoodi nagu mingitel inimestel ei tõmba Dubai, siis meil ei tõmba absoluutselt mingid Hispaaniad ega mingid siuksed kohad, et kuidagi ma võin sinna reisile minna, nautida see nädal aega, täiesti piisav aeg minu jaoks, et kogeda neid kohti, aga elu elamiseks ongi Dubai täiega lemmik. Ma räägin võib-olla natuke oma põhjustest ka, et minu jaoks see linn on tohutult inspireeriv sellepärast, et see on üles ehitatud väga lühikese ajaga. Räägimegi põhimõtteliselt 50 aastast ja see näitab lihtsalt seda, mida nagu tõeliselt vinge leadershipiga või siis juhtimisega või juhtidega või visionääridega on võimalik luua tegelikult nii lühikese ajaga. Et ma ei tea, kas maailmas on veel teist linna, millel oleks ette näidata nii lühikese ajaga sellise infrastruktuuri üles ehitamine. Ja ma rõhutan siin seda, mida ma näen igal pool ka välismaa postituste all, et it's all of because of the gas on ju ja kõik nafta on ju ja et see on ainult nafta pärast ja et siin leiti see ja et koperdati selle otsa ja sellepärast siin kõik nii hästi on. Ei, see nafta ei puutu siin üldse asjasse. Jah, nafta aitas nii-öelda, kuidas ma ütlen, see on nagu, et keegi annaks sulle näiteks mingisugusele ettevõttele, keegi annaks sulle näiteks alustuskapitali. See on umbes sama, on ju. Aga kas kapital viib sind eduni või? Kas kapital viib selle firma eduni? Ei vii ju. Tähendab, seal on leadership, seal on meeskond, seal on idee, seal on visionärid, seal on long-term thinking, seal on nii palju nüansse, et sa võid anda ükskõik kellele mingisuguse, et sa satud mingi kulla hunniku otsa, aga see ei tähenda seal seda, et seal kõik õnnestub täpselt nii, nagu ütleme, on planeeritud ja siin ma olen nagu kuulanud mingisuguseid selle Al Maktoumi sheigi sõnavõtte ja siis ta ütleb, et üle maailma igasugused liidrid lubavad ja räägivad,
noh, meil on ka Eestis ju need igasugused poliitilised lubadused. Neist ütles, et ainuke vahe lihtsalt meie leadershipil ja teiste maailma riikide leadershipil on siis see, et noh, ma natuke räägin vahepeal inglise keeles, kuna ei tule, on lihtsalt see, et we deliver. See ongi see vahe, et meie viime ellu. Nagu kui me ütleme, et me teeme mingi asja ära, siis me teeme selle ära. Isegi kui selle asja tegemisel tuleb mustmiljon takistust, et seda ei ole võimalik teha. See on peaaegu nagu impossible. Me teeme ikka selle ära. Sest me oleme öelnud, et me teeme selle ära. Ja see on selline kvaliteet, mida otsi tikutulega taga maailmast. Nagu sa ei leia väga palju sellise kvaliteediga leadershipi, kes juhivad oma siis linna või riiki sellise mindsetiga. Ja see on see põhjus, miks Dubai on Dubai. See ei ole see, et kuskilt leiti mingi nafta. Sellest naftast on vähe kasu. Seal peab olema taga nagu väga suur ühtsel jõul tegutsevad inimesed, ühtsel jõul mõtlevad inimesed. See meeskond, ta on loonud sellise struktuuri, et teda usaldatakse esiteks. Siin on ju usalduse mäng, on ju kõik asjad. Ja üle maailma, ja mis puudutab seda, et Dubais on need mugavused ja miks näiteks selliseid võib-olla teatud mugavusi Eestis on keeruline saada kätte, on see, et siia tuleb üle maailma ikkagi kuidas siis kutsutakse, nagu madalalt tasustatumad, ütleme, tööjõud. Madalalt tasustatud tööjõud. Ehk siis väga palju Aasia inimesi, Indiast, Bangladeshist, Pakistanist ja mujalt, Filipiinidelt, Indoneesiast, kes on nõus hea meelega selle töö vastu võtma, mida eurooplane ei oleks nõus sellise raha eest vastu võtma. Ja sellepärast saab siia luua nagu teatud selliseid töökohti, mida Eestis ei saakski olla, sest keegi lihtsalt ei teeks sellist tööd. Kõik hakkaksid seal jonnima ja ei oleks rahul ja nii edasi. Aga siin see mentaliteet on kuidagi selles mõttes teistmoodi. Ja keegi ei suhtu sellesse, et ta oleks nii-öelda, ma ei tea siis nagu ori või slavery. Et kuidagi minus see suhtumine on siin see, et I serve people sellepärast, et ma nagu tahan head ja hoolin ka samas, on ju. Et ma olen nagu teenistuses. Et ma teen seda nagu oma au ja kohustusega. Et muidugi siin on palju nüansse ja eks siin ka tööjõud, ma ei tea, mis selles ehitusmaailmas ja kõiges, eks siin on ka neid omasid raskusi ja kui siin ikkagi ilmad lähevad väga kuumaks, siis tõenäoliselt need tingimused võib-olla ei ole ka teatud kohtades nendel lihttöölistel kõige paremad, aga ikkagi siin ei ole nagu näha nagu nii palju sellist, kui siis Eestis sellist kibestunud töötajaid, et siin on ikkagi see teistmoodi, on ju. Et eks see lõunamaa värk on. Plus turvaline, on ju, turvalisus, üks maailma turvalisemaid linnasid, et ja üldse Araabia Ühendemiraatides top 10 või top 5 hulka vist kuulub isegi 3 Araabia Ühendemiraatide linna, et Abu Dhabi samamoodi. Et see järelevalve siin ja kõik see, võib-olla teatud detaile ma räägin alles oma nii-öelda siis selles e-raamatus või e-manualis, mida ma siin ette valmistan vaikselt. Et kuidas alustada elu Dubais, et mida see kõik tähendab, et siia tulla, mis protseduurid sa pead läbi tegema ja nii edasi. Et see ei ole nii lihtne ja nii nagu kerge, nagu võib-olla. No ütleme nii, kui sa lihtsalt kuskile ChatGPT'sse või Google'isse sisse lööd, et kuidas seda teha, siis seal on nagu väga nii-öelda basic informatsioon, et selles mõttes, et jah, võib-olla sa saad selle lõnga otsa sealt kätte, aga jah, see on nii nüansi rohke, seal on nii palju mikrolisadetaile, mida kõike teada, et see nagu kõik siis alles selgub selle protsessi käigus. Et viisataotlus me tegelikult alustasime Eestis siis juba novembris, kui ma ei eksi. Ja. Et selleks, et siia siis ühe otsa piletiga tulla ja et saaks alguse tehtud, et kuna see protsess selles mõttes on oluline selleks, et siin elada ja täna meil, kuna me ei ole veel oma füüsilisi Emirates ID kaarte veel kätte saanud,
siis sellepärast meil ei ole internetti hetkel, meil on kodus siin gaasipliit, gaas ei saa tööle panna, et sellega praegu nagu kaasneb ka nagu nii palju negatiivset, et see on pikk protsess ja noh, vähemalt meie kogemusel see on olnud pikem protsess, et see ei pruugi kõigil nii minna, et seal jällegi ongi nii palju nüansse, et mis Andero jälle oma sinna e-raamatusse kirja paneb, et Andero teebki siukse meie kogemuste põhjal siukse sümboolse tasu eest siis selle faili, et keda nagu päriselt see Dubaisse kolimine huvitab, et siis on hea nagu näha, et noh, kui meie alustasime, me ka igast erinevate inimestega rääkisime, aga päeva lõpuks kõik see info, mis me teistelt saime, kokkuvõttes väga ei aidanud meid, ikkagi me pidime ise selle kõik läbi tegema ja see ei olnud üldse see, mida teised meile rääkisid, et see oli nagu nii palju rohkem. Et aga sellest kõigest siis saate sellest e-raamatust lugeda, et meie räägime praegu siin podcastis üritame hästi niisugust üldist juttu, meie enda lihtsalt mõtteid kõik sellega seonduvalt, et me siin täna oleme ja just rääkida rohkem sellest, et miks Dubai, et piirduda nagu selle teemaga, sest et noh, ongi Dubai puhul ongi see võib-olla noh, mis on see negatiivne pool, et ta tõesti on kallis, aga noh, lihtsalt ma nagu tunnegi, et ta on kallis, aga ta on väärt seda. Et ma ei tunne, et ma maksan millegi eest, mis ei ole väärt. Et kui ma maksan selle korteri renti, et siis ma ei tunne, et see oleks väärt. Ma elan ju Dubais, mul on päike, ma võin iga kell sõita randa, nautida. Meil on oma pool loomulikult siin väga ilus. Korteris on juba sees olemas siis basseini äär, kus kõik saavad mõnusalt aega veeta, chillida ja meestel, naistel eraldi jõusaalid. Noh, selles mõttes, et need hüved on nagu ka, et ei ole niisama, et maksad niisama nagu Eestis maksad. Ja siis väga nagu hüvesid ei ole. Et selles mõttes jah, ja ilmselgelt on kõik sellised otsused elus on riskantsed, eks ole, aga päeva lõpuks küsimus ongi see, et kas sa oled valmis tegema siis piisavalt tööd selleks, et seda riski siis võib-olla vähendada, et kui sa niisama siia tuled chillima, siis ilmselgelt mingi hetk rahad saavad otsa ja siis on nagu pahasti, aga kui sul on nagu see tahe ja see tuli, et ma tahan siin elada ja kaua, et siis järelikult tuleb nagu kõvasti tööd teha, et kui Eestis me tegime nagu tööd, siis siin tuleb nagu korrutada, ma ei tea, 5-ga tegelikult töö tegemine ja see kõik nagu saada paika, aga no mis on nagu probleem, ongi praegu kuidagi olnud, et see esimene kuu on olnud selline nagu noh, siuke roller coaster, et kõik see viisak seonduv on mingil määral noh, ikkagi vahepeal nagu ikkagi närve söönud ka. Ja frustreeruv, sest see sööb energia ära, vaata, et kui sa pead kogu aeg tegelema asjadega ja inimesed nagu ei saa jälle aru milleski, siis kogu aeg siuke pendeldamine käib ja ootamine, siis see nagu ei lase võib-olla praegu meil ei ole lasknud meil hetkel nagu täielikult fokusseerida siis oma tööasjadele ja kõigele sellele, mis me siin tahame teha, aga samal ajal me peamegi nagu endale aru andma, et kuule, ma ei tea, kuu aegagi pole veel täis, et relax, et kõik on alles tulemas, saame oma Emirates ID-d hiljemalt järgmise nädala jooksul kätte ja siis saame täielikult panna oma fookuse jälle tööle ja hakatagi tegutsema siin Dubais täiel rinnal. Tuleb aru anda, et teatud rahvusest inimestega on suhtlemised teistmoodi, nende mentaliteet on teistmoodi, nende arusaamad. No eks seal on keelebarjääri teema ka ikkagi. Võib-olla keelebarjääri teema ka ja teatud aktsendil, eriti india inglise keel on siin raskesti mõistetav. Samas on ma arvan, see on kõige levinum inglise keel üldse siin, sest India inimesi elab Dubais kõige rohkem. Ongi vahepeal Andera mingisuguseid neid, noh, nad saadavad omavahel neid voice või noh, sulle saadetakse, ja siis me lihtsalt kuuleme mingi 5 korda seda voice'i. Ja siis võib-olla 5. korral sa nagu hakkad enam-vähem aru saama, et okei, ta vist tahab seda öelda. Ja no ei saa aru, lihtsalt ta ütleb, ta esiteks, neil on kombeks rääkida nii kiiresti, kuidagi nagu puterdavalt ja nagu nii poolikult, et ta ei häälda välja neid asju, mida ma tahaks kuulda. Ja laivis on veel raskem, eks ole, et kui nüüd ongi
ma olen siin ka osadele supportidele kirjutanud, siin vahepeal suhelnud mingite hotelli supportidega ja erinevate asutuste supportidega. No ma räägin ainult India inimestega. Ma nii harva satun üldse mingi kohaliku araabia inglise keele peale. Ma enamus aja räägin ainult India inglise keelt. Aga see on nagu, kõik teavad, kes Dubaisse tulevad, et sa lihtsalt pead sellega arvestama, et siin on vahepeal, et kui sa mingid asju ajad, et siis seal on lihtsalt see, et sa pead natuke rohkem pingutama, et mingitest asjadest aru saada. Aga selles mõttes, et see on kõik nagu fine ja see on nagu päeva lõpuks nagu pisike osa sellest kõigest, mis meil siin on. Et ma ei taha nagu kuidagi negatiivselt suhtuda teistesse nagu selles mõttes, et mis siis on, et nad räägivad nii, nagu nad räägivad. See on lihtsalt ausalt ära öelda, et see on meile olnud ja eks võib-olla eurooplastel ongi vaata teistsugune aktsent ja keel ja kõik on ju ja omavahel nad räägivad, et siin kõrval lauas olen ka kuulnud vahepeal, et mingi väga niisugune kiirelt rääkiv india aktsendiga inglise keel käib, on ju, ja siis püüad ka kõrvalt kogu aeg kuulata, et kuidas nad räägivad ja mis asju nad... Kui sa kõrvalt ka kuulad, siis see 90% juttu nagu läheb nagu nii kaotsi, sa ei saa mitte midagi aru. Et ühesõnaga jah, et vahepeal asjade ajamine on keeruline, aga see ei tähenda, et asju ei saaks aetud, et ikka saad aetud kokkuvõttes. Aga jaa, selles mõttes siin vahepeal tuligi teemaks, et Dubai on kallis, aga oleneb kust kohast vaadata ja mis asi on kallis. Kui me räägime näiteks, et sa lähed tavapoodi ja ostad endale süüa, ostad endale, ma ei tea, kurki, saia, piima, mingid sellised täiesti basic asju. Väga paljud asjad on odavamad ju. No et ongi nii, et päeva lõpuks ostukorv võib-olla tuleb enam-vähem sama, mis Eestis, sest et siin mingid asjad on odavamad kui meil. Ja mingid asjad kallimad. Ja mingid asjad on siis kallimad. Aga jah, võib-olla nagu suures pildis on kõik ikkagi nõks nagu kallim. Ja täpselt, küsimus on, mida keegi ostab, kust kohast ostad ja kõik see, aga samal ajal näiteks kõik, mis puudutab seda tellimuste teenuste, see on ikkagi palju odavam siin. Mis sa mõtled tellimuste? Toidutellimused ja kõik sellised. Ei ole tegelikult, ikkagi sarnased hinnad on. Sarnased, okei. Siin on lihtsalt võib-olla see, et vaata nagu nii suur valik on. Siin on lihtsalt nagu, kui Eestis nagu võtad selle Woldi või Bolti lahti, siis sul on see, et polegi valikut, ainult mingi grillikohad. Mis oli odav, vaata selle koristusteenuse tellimine? Koristusteenus on väga odav näiteks. Et eile me tegime ka niimoodi, et suht siuke väsinud päev oli ja läksime randa ja siis ma tellisin, enne randa minekut tellisin meile koristuse koju ja sellest maksis, mul oli seal mingi soodukas ka, aga see oli mingi mega väike soodukas. Siis see koristusteenus maksis 21 €. Ehk siis nagu me läksime randa, kodu koristati korralikult ära kõik, tehti siuke nagu kõik põrandapesud, kõik asjad sätiti paika, et see nagu siin on odav. Et Eestis ikkagi, kui sa tellid täis teenus, näiteks see korter on siuke ikkagi 2 magamistoaga, 2 vannitoaga, ikkagi suht suur ja avar, et siis ikkagi Eestis see on ikkagi ma arvan 150 € kindlasti, et siuke korralik puhastus teha ja meil oli veel asjad siin kuidagi laiali ka ja et see on nagu tore, et selles mõttes, et siin on selline võimalus, sest et ikkagi kui sa oled ka siuke business mindsetiga inimene, siis raisata aega koristamisele tundub jälle nagu siuke ebavajalik, kui sa tead, et siin saab nagu nii hea hinnaga selle tellida. Dubais on tegelikult kiire, intensiivne elu, et kui minna sellele lainele. Siin öeldaksegi alati, et see, et aeg on raha siin, et pigem ma selle asemel teenin 2 tunniga kuskil raha, kui see, et 2 tundi koristan. Et siin on see intensiivsus, sellega ka veel harjume ja ma olen tõesti kindel, et ta läheb veel intensiivsemaks, sest praegu, eks me siin esimesed 2 nädalat või 1,5 nädalat olime ka sellises, ise ka niisuguses vacation mode'is, et ja siis paralleelselt kogu aeg on selle viisaga tegelemine olnud ja siin sõidutatud meid ühest medicali centrumist teise ja selles mõttes see pool, et ma arvan, et see selline tõeline töölaine, see alles hakkab. No ongi olnud kõik need protsessid, mis on vaja läbida, et see Emirates ID saada, et see on nagu suht crazy ikka, et sa pead tegema kopsuröntgeni,
vereanalüüsid ja siis veel täielikult käe siis fingerprintid, et ei ole lihtsalt see, et annad oma 5 sõrmest või 10 sõrmest siis jälje, vaid sa nagu annad mingi full on terve käe. Väga huvitav kogemus oli tõesti. Ja, et ühesõnaga, neil on lihtsalt see, et kõik on ülikontrollitud ikkagi, sellepärast see crime rate ongi hästi madal siin, et et siin saadakse kõik inimesed kohe kätte, et siin on kõik on igatepidi läbi skännitud, kaamerad on igal pool, kogu aeg jälgitakse ja samamoodi autoga sõitmisel on nagu see, et siin ei ole ainult see, et sa saad umbes kiiruse ületamise eest trahvi, vaid siin on kaamerad igal pool teede peal, kui teed mingid valesid liigutusi, oled telefonis, siis kõik nagu läheb kaameratesse sisse, et kui muidu Eestis on siis ikkagi nagu politsei võib-olla on see, kes jälgib seal mingisuguseid muid tegevusi, mis autos tehakse, ja siis siin on lihtsalt nagu reaalselt kaamerad igal pool, mis jälgivad seda ja siis sul tuleb põhimõtteliselt siis, meil ei ole veel tulnud õnneks, meil on nii vähe auto olnud, aga tuleb sulle põhimõtteliselt kohe siis telefonile trahv. Yeah. Kõik sinu telefoni number ja siis see auto ja kõik see on seotud. Et siuke karm, aga samas minu arust nagu õiglane ja see teebki sellest linnast siis turvalise linna, et iga ikkagi siuke ka väiksem kriminaalne tegevus on kohe karistatav ja seal ei ole üldse nagu küsimustki, et jah. Aga mis on veel hea, et valitsus ei koori inimesi ja ei maksusta inimesi üle võlli, nii nagu meil siin ikkagi üle Euroopa ja maailma ikkagi tehakse. Et siin ikkagi selles mõttes on jah, feed, litsentsid ja mingid aastased sellised teatud tasud, aga mingisugust tulumaksu ei ole, kõik, mis sa ettevõttes teenid, on puhtalt sinu oma. Aga jah, ongi lihtsalt see, et võib-olla millest nagu nii palju ei räägita, ongi see, et jah, et sa ei maksa mingisuguseid makse iga oma asja pealt, aga ikkagi see ei tähenda, et sa ei maksa midagi, et päris nii see ei ole, et ikkagi selleks, et sul ettevõtte siin oleks, sa pead ikkagi alguses maksma ikkagi siuksed kopsakad summad, et oleneb nüüd jälle, kus sa siis selle oma ettevõtte teed ja seal on jälle muud nüansid, et jah, et ei päris nii ei ole, et kõik on nagu null, et võib-olla lihtsalt, kui seda reklaamitakse välja, kui te olete näinud erinevates mingites sotsiaalmeedias kuskil, et Dubais teed omale businessi, et kõik on 000, et siis lihtsalt ei tasu nagu võtta seda 100% sellena, et midagi maksma ei pea, et ikka peab. Et see ongi põhimõtteliselt, et nad nimetavad seda nagu ettevõtte litsentsi tasu, et see ongi, et aga see on suht konstantne number, et kui sul käibed lähevad suureks. Summa, et siis vahet pole, et kui sul on, ma ei tea, miljoni käibega ettevõtte, siis see summa ei muutu, et selles mõttes on ta nagu tore. Ja sul lõpuks see litsentsi, see läheb nagu põhimõtteliselt 0 komadesse see protsent. Et selles mõttes on ta väga okei. Et kui me nagu räägime, et kui sa endale ägeda businessi siin teed, et siis ei ole see hullu nagu midagi, fikseeritud summa. Ja muidugi hea kliima on ju, sellest me juba ka oleme rääkinud loomulikult mõne jaoks võib-olla suveperioodid on vaieldavad, kui hea see on huvitav, et väga paljud inimesed arvavad, et isegi praegu, et siin on aastaringselt kõrbe kuumus. Umbes, et keegi kuskil kirjutas mulle kommentaari, et oi, kuidas te nüüd suudate seal olla, aga reaalsus on see, et jaanuaris on mega külm, siin õhtuti lähed pikkade riietega õue, isegi vahest päeval. Näiteks eile rannas olime ka, et ütleme, et okei oli 22 kraadi, aga ikkagi tuul ja jahe, et täielik Eesti klassikaline suvi. Et päeval saad ikkagi rannas saad käia, aga õhtul lähed ikkagi pikkade riietega jälle, et selles mõttes praegu on väga jahe, ma ütleks, et me isegi nagu täiega ootame, et läheb juba soojemaks. Et see kõige külmem periood üldiselt ongi, et hakkabki kohe jaanuaris pihta ja eks ta siis vastavalt veebruari lõpuni võib olla ja märtsist on juba tunned juba hakkab seal 30 minema ja aga jah, mis puudutab suve, siis me oleme tegelikult kunagi varasemalt olnud juunikuus Dubais, see oligi meie kõige esimene reis üldse Dubaisse, see oli 10 aastat tagasi umbes ja siis me käisimegi siin sellepärast, et me just tulime Austraaliast, me olime siis veel noored
käisime Austraalias, olime seal 7 kuud, siis me tahtsime Austraaliast ära tulla, aga mõtlesimegi, et enne kui me Eestisse saabume, et siis tahaks käia kuskil soojamaa reisil, sest et Austraalias oli just parasjagu talv ja seal oli jumala külm. Ja siis vaatasime kõik need Aasia kohad läbi, igal pool oli täielik vihmaperiood, igal pool sadas, täiesti mis me seal kõik vaatasime läbi. Bali, Taisse mingid kohti, ühesõnaga, mis iganes vaatasime läbi, ilm on kehv ja siis ma ei tea, vaatame Dubaid. Ja kus see idee meil tuli, oli see, et vaatasime just seda filmi, Seksi ja linna teine osa film. Sealt saimegi selle. Seal oligi see, okay. Et nad lähevad selle nagu Abu Dhabisse, aga ühesõnaga see Dubai oli ka sealt käis läbi ja siis mõtlesime, et vaata, mis Dubais on, aine. Nii, okei, no oligi, kraadid olid seal ala mingi 38-39 niimoodi, aine. Siis mõtlesime, mis seal ikka, siis lähme siis vahet pole, vähemalt on päike ja too aeg ei olnud nagu mitte mingisugust, siis oli üldse teised ajad, vaata. Sotsiaalmeedia aeg oli 2014 ikkagi. Polnudki põhimõtteliselt midagi erilist, on ju. Facebooki postitati küll selles mõttes, aga nagu jah. Sellist infoajastust ei olnud veel ja siis nagu isegi tegelikult ei osanudki nagu otseselt midagi oodata, oli ainult kuulnud kuskil või mingi... Ja. Ma üldse ei mäleta, mida ma too aeg nagu Dubaist veel teadsin peale selle, et ma seal selles filmis nagu sellest kuulsin. Ja ma mäletan lihtsalt seda, et kui me läksime mingisse teise lennujaama, kaugemasse lennujaama, siis me pidime pikemalt sõitma. Siis me nagu see entrance Dubaisse, see entrance, vaata, see esimene, see reaktsioon, vaata, et mis linn on. Nagu... Ma ei mäleta üldse seda. Ma täiega mäletan, et mul oli nagu see, et ma mõtlesin, et nagu, mis siin toimub, mis siin kõrbes toimub, vaata, et mis me tulime mingi 50 aastat tulevikku. Mul oli nagu esimene reaktsioon see, et ma pole nagu never näinud sellist asja. Ja siis... me olime just elanud 3 kuud Austraalias siis nagu farmis. Ehk siis nagu ümbritsetud nagu mitte millestki. Ainult mingi suur põld, ma ei tea, palju neid hektareid seal oli, ja väike majake, ehk siis nagu mingi täiesti nagu middle of nowhere ja siis sa tuled Dubaisse. See nagu kontrast oli lihtsalt nii intensiivne. Aga ütleme nii, et jah, et mis puudutab seda nagu seda kuumust, siis oli täpselt see, et jah, soe oli, aga me lihtsalt Andaraga mõlemad oleme sellised inimesed, et me ei pelga kuumust. Et isegi kui on kuum, siis mul nagu kuidagi ei ole selle vastu midagi. Et ma tean, et on inimesi, kes ei kannata isegi nagu mingit, ma ei tea, kui hakkab 30 ligi jõudma, et siis on juba nagu liiga palju. Et eks see ongi jällegi hästi individuaalne, kuidas keegi kannatab seda. Aga jah, praegu tõesti on, temperatuurid on väga siuksed Eesti suvele siuksed sarnased. Aga jah, et suvel me muidugi tuleme Eestisse ka. Et siis me nüüd ei tea täpselt millal, eks seal on nii palju jälle nüansse, mis siin vaja täpselt teha on, et Andaral on see Prantsusmaa reis ja kuna mul on nüüd kaped suus, siis ma pean kuskil mingi hetk kapede kontrolli aega minema ka kuskil, ühesõnaga seal tekib see, et see selgub kindlasti nüüd siin kuskil mais, et millal me täpselt tuleme. Et jah, aga ja teine asi näiteks, kui võib-olla mõni mõtleb, et olete nüüd olnud peaaegu 6 aega Dubais, et kas nagu Eestit ei igatse, siis näiteks minu tunded on see, et ma igatse Eestit üldse. Ainuke, mida ma igatsen, ongi siis oma lähedased, et Eestit kui nagu riiki ja Tallinnat kui linna nagu ma tõesti ei igatse. Et ma olen nagu kogu aeg olnud sooja inimene, ma lihtsalt armastan päikest, soojust ja kahjuks jah, et Eestis seda pimedust ja külma ja märga aega nii palju ja see on nii kurnav, et ma tõesti ei igatse seda. Ma arvan, sul on täpselt sama. Ei, 100%, et ei ole mingi talve inimene. Et kordagi pole olnud, ma õhtul lähed magama mõtled, et tahaks Eestist. Ma just olen täiesti, mul tekib see frustratsioon juba sellega, et mul on ju see, et mul teatud, nii kui miinuskraadid tulevad, mul lähevad käed täiesti tuksi, mul tekivad laigud, mul soojaga ei ole mitte midagi, kõik on korras. Näonahk hakkab kuivama, läheb käest ära kõik. Et ikkagi see D-vitamiini... Mul annab nagu naha suhtes kohe tunda. Nii kui ma tulen talviti soojale maale, mul terenevad kõik asjad mingi 3-4 päevaga ära ja kõik on ju soolasse vette ka ja paigas, et...
jah, no eks ongi lihtsalt see D-vitamiini puudus on ikkagi Põhjamaa inimesel on ikkagi väga suur ja see on ka väga suur ikkagi igasuguste hädade tekitaja. Ja. Et päikeseenergia ja kõik see D-vitamiin on nagu nii vajalikud ja tõesti, see on ka muidugi väga üks suur põhjus, miks me siin soojal maal elame täna, et ma lihtsalt enam ei kujutagi enam teistmoodi. Et kui me nüüd siin oleme nagu other side, see nagu see aeg kõik, mis me oleme mõelnud, et tuleme ja kolime ja teeme, ma olen sellest reaalselt nii kaua rääkinud. Nagu aastaid oleme rääkinud sellest, et tahaks kuskil soojas kliimas elada ja tahaks seda teistmoodi elu kogeda, aga lihtsalt ei ole olnud seda julgust. Võib-olla eriti minu poolt, et kuna meil on ju noora ja siis kuidagi tekib see, et kuhu me lähme ja kuidas ja mis ja saab ja aga reaalselt nii kui sa selle otsuse ära teed ja oled siin, siis selles mõttes, et ei olnud üldse nii hull, kui sa oma peas selle mõtted, et kui hull sa saab olema. Et lihtsalt see protsess võib-olla on selline intensiivne ja frustreeriv ja nii edasi, aga lõpuks, kui see kõik on tehtud, siis ikkagi siin elamine ja olemine on nagu väga-väga mõnus. Ja veel üks siis võib-olla selline, et miks Dubai inimestega koostöö on siin täiesti teine, et nad on avatud ideedele, pakkumistele, koostöödele, network'ida inimestega, suhelda, üks räägib oma ideedest, teine vastu oma ideedest. Minul on selle isegi lühikese ajaga juba reaalsed kogemused, olen saanud siin täiesti nii-öelda sõprussuhetesse oma selle kortermaja all oleva juuksuriga, tal on oma salong, ta on pärit Egiptusest, 29-aastane kutt, mega äge, täiesti minu inimene, ma arvan isegi sarnane võib-olla maailmavaade ja kõik, et ja ka võttis elus väga suure riski, töötas 13 aastat, on töötanud kokku juuksurina noorest poisist saadik, 8 aastat elanud Dubais, on olnud siin Dubais erinevates salongides nii-öelda nagu tööline ja nüüd põhimõtteliselt eelmise aasta lõpust novembrist tegi oma siis esimese isikliku oma ettevõtte, võttis selle julguse, astus suure sammu, lahkus nii-öelda palgatöölt ja teeb nüüd täiesti oma businessit sellega, et üliinspireeriv, üliäge. Ja, ongi, et nii inspireeriv on näha inimesi, kes tõesti sellest oma mugavustsoonist välja astuvad. Samamoodi on ju kellegi alluvuses juuksur olla ju tegelikult selles mõttes ju mugav. Ja. Et selles mõttes, et sina ju ei halda mingit tervet salongi, vaid sa oled lihtsalt väike nii-öelda mutri osa seal, kes iga kell võib ju öelda, et kulge, et aega. Aga kui sa ikkagi teed oma salongi, sa sisustad selle ise, sa teed kõik ise, organiseerid omale töötajad, see on ju tohutu vastutus, see on nii suur asi, et see on nagu nii inspireeriv ja nii äge ja nagu nii äge on just see, et ta elab, või tähendab, et tema see salong on täpselt siin meie korteri all, et see on hästi tavaline. Kortermajade all on igasugused poed, salongid, et umbes sarnase stiiliga siis nagu, et meil on Eestis on see Kalaranna ja seal on hästi paljudel on nüüd need igasugused salongid ja mingid kohad, et hästi lahe ja jälle ilmselt vaevalt, et kokku sattumus, vaid jälle meant to be, vaata. See on meie all olev esimene nagu shop. Esimene asi, mis on avatud. Ja selle meie maja all nagu mingid asjad alles nagu saavad valmis. Naiste see mingi salong tuleb seal ka kõrvale. Ja siis oli seal see mingi veel pood ja et aga see on juba seal valmis ja toimib ja tegutseb ja oligi minu sünnipäeval Andero läks siis alla, me nägime, et seal on mingi barbershop, et tavai, et lähed teeb oma juuksed natuke korda sünnipäevaks. Ja siis tuleb tagasi, et kuule, ma leidsin omale sõbra ja sain mega hea soengu ja sain, ma ei tea. Ma olin jälle tegelikult vaata päris pikalt, mitte ainult tegelikult soengu pärast, vaid me lihtsalt rääksime, nagu esimene kohtumine oli niimoodi, et me rääksime nagu kõigest maailma asjadest, ka pettustest, ta rääkis ka isegi Dubai ohtudest, mida võiks teada.
ära usalda siin kõiki, siin on väga palju ka fake inimesi, kes tulevad, näitavad oma uhkeid autosid, riideid, käekellasid, tegelikult on seal taga hoopis muud kavatsused ja need on kõik kas siis renditud või fake'id või mis iganes. Et seda maailma on ka siin, et siin ei ole ainult nii, et kõik on siin nagu ausalt rikkad, et siin on ka seda poolt mängus, nii nagu igal pool mujal maailmas on ju, see on igal pool. Aga ka siin esineb seda, aga ikkagi selles mõttes siin on ka ikkagi seda nagu päris rikkust ja kvaliteeti, mis ei ole fake on ju, mis on nagu ausate äride ja kõikidega üles ehitatud impeeriumid. Et eks siin on mõlemad seda on ju. Ja nüüd ongi see, et mida rohkem sa siin elad, sa õpid inimesi tegelikult läbi nägema tundma. Ta ütles mulle jube nagu targad laused, et ta saab täiesti esimese mõne minutiga aru, mismoodi ta suhtleb, hääletoon ja kõik asjad, ütles ära, et ta saab aru, kas inimene on autentne või ta tuleb esinema mingil eesmärgil, on ju. Kas läbi mingite pakkumiste asjade. Ja et neid asju tasub olla aware, et kes midagi on siin. Ja üldse selles mõttes oligi, et see klapp selle inimesega ja siis järgmine päev siis saime tuttavaks, oli ju siis tekkis veel selline situatsioon, et kuna ta küsis mult küsimusi, millega ma tegelen. Ja siis üks valdkond, millega ma ka tegelen, on ju tegelikult krüpto on ju, krüptosse investeerimine. Pluss ma siin alustasin siin Dubais, kus Dubai kohalikud on omanikud. Alustasin ka ühe nii-öelda Bitcoini kaevanduse projektiga, et kust läbi äppi on võimalik omale Bitcoini walleti kaevandada. Ja siis rääkisin talle natuke oma asjadest ja ka sellest ja tollest ja üldse krüptovaluutasse investeerimisest üleüldiselt. Ja mingid exchange'id asjad ja midagi ta oli kompinud, aga ta oli kohe nii suur huvi. Ta ütles, et ta on just selles faasis, kus ta ütles mulle, et ma täiesti olen otsinud inimest, kes mulle selgitaks mingeid asju, ma ei saa aru mingitest asjadest. Ja et ta tahabki, et keegi selgitaks. Ja kõik need asjad, need vastused, mis ma talle andsin, oli see, et ta ütles, et jumal tänatud, et keegi mulle arusaadavas keeles mingid asjad selgeks teeb, sest ta reaalselt ei saanud mingitest asjadest aru, mida ta kogu aeg oli oodanud, et ta ei leidnud võib-olla õigeid mingeid YouTube'i videos ja asju, kus mingeid asju õppida siis on ju. Ja ma tegin talle tegelikult suhteliselt lühikese ajaga ABC selgeks ja ta oli mega tänulik selle eest. Ja kogu selle tänutäheks, mis siis oli see, et ta ju tegi siin Noorale tasuta lõikuse. Noorale üks otsad ära, tegid seal mingid lokke. Soenguid, asju. Siis eile tegid need punupotsid ja siis Andero iga kord üritab muidugi nagu ikkagi maksta, et kuule, come on, keegi ei taha mingit raha vaata, et see ongi nagu, sa näed ära, et inimesed on nagu siirad ja nad teavad nagu seda suuremat pilti siin maailmas on, et kui sa oled nagu päriselt lahke inimene, siiras, et siis alati kõik see kindness tuleb ju alati sulle suuremalt tagasi, et just see kindness on nagu hästi suur teema ikkagi lõunamaa inimese puhul, et ja ütleme miks nad ongi nagu vähe võib-olla nõus siis mingite väiksemate palkadega ja miks nad üldse, ma ei tea, naeratavad rohkem, eks, et see siirus ja see päris olemine on nagu... No Araabiamaa inimesed on tegelikult muidugi seal on erandeid ja kõik, aga Araabiamaa inimesed ikkagi suures pildis on väga... Araabiamaa inimestega üldse, kõik kes siin on meil ju igasugused aasiakad ja kes siin on ju, kõik on esindatud siin Dubais. Et ükskõik, kus sa käid, kas sa käid restoranis, kohvikus, poes, ikkagi kõigil on alati see siuke nagu see tohutuse see lahkus, millega sind võetakse igal pool vastu ja see naeratus ja nagu, et sa ei astu poodi ja sa ei tunne nagu seda, et umbes nagu, sorry, aga Eestis on küll vahest niimoodi, et sa astud poodi, siis sulle vaadatakse siukse näoga, et miks sa tulid, ma ei viitsi sinuga tegeleda. Lihtsalt nii on. Et siin nagu ei ole seda, et siin on just see, et igal pool on palju töötajaid, näiteks meil on siin lähim kaubanduskeskus, siuke suurem on see Dubai Hills Mall, siis me üks päev siis juhuslikult jalutasime seal, leidsime siukse mängukoha siis ja Noorale nagu. Ja seal oligi niimoodi, et Noora läks siis tunniks ajaks nagu iseseisvalt sinna, et meie ei pidanud tega seal kaasas käima, et Noor on 8-aastane, et see on täiesti okei. Ja seal on nagu igal pool, nagu iga atraktsiooni juures on töötaja, kõik tegelevad lastega, jälgitakse, et ei ole nagu nii,
lihtsalt mingi suvaline mängukoht, vaadake, et kuidas ise siis hakkama saate. Et me oleme seda tegelikult varem ka kogenud, et selles Dubai Marina Mallis oli täpselt samamoodi. Et oli see mingi see jumping koht, on ju, ka jälle töötajad igal pool tegelevad, jälgivad, vaatavad, abistavad ja siis selles Hillsi Mallis oli samamoodi, et nad nagu ongi mingid liugulaskmised on, siis nad aitavad seal ja nagu kuidagi, noh, võt see on ka nagu see, et sa tunned, et su laps on nagu hoitud siin. Ja no Eestis annan mänguruumi, vaata, seal on see üks töötaja, kes võtab ta seal vastu kassas on ja kõik. No aga sinna ma julgegi teda üksi jätta. No Eestis ma julgeks elu sellest nagu last üksi mängu kohta jätta, sest ma ei tea. Aga siin on nagu kuidagi see, kõik on hästi turvaline, mingi enam-vähem sainid seal mingid asjad on ja kõik jutud, et ja kõik registreeritakse su andmed ja kõik asjad, et see nagu pole, noh, sa ei pea tundma, et su laps on kuskil ebaturvalistes kätes, et ongi, kusjuures meil täna nagu plaanimegi nüüd jälle minna sinna Hillsi Malli, kuna meil endiselt ei ole internetti, siis sellega ikkagi kaasneb see, et me peame seda oma datat kogu aeg kasutama, mida me ei taha kasutada, siis me peame muidugi seda kogu aeg ostma. Me oleme Hillsi Malli ja siis me üritame oma tööasju täna teha siis kuskil kohvikus ja Noora saab siis jälle mängima minna ja saame nagu, ongi, kõik on happy'd, meie saame tööd teha, Noora saab mängida. Ja tegelikult kuhu ma jäin ennem pooleli, tahtsin oma jutuga jõuda, et kui siis meil oli see krüpto ja Bitcoini vestlus on ju, selle egiptlasest salongi omanikuga, siis paralleelselt teine töötaja tegi soengut ühele mingisugusele marokolasele on ju, nii. Ja ega ta alguses ei öelnud midagi, aga siis kui ta soeng ära lõpetati, siis ta tõusis püsti ja ütles, et teate, ma kuulasin, eelkõige pöördus minu poole, ma kuulasin sinu vestlust pealt, sa rääkisid väga huvitavat asja. Oota, kellega sa rääkisid? Ei, ma rääkisin selle salongi omaniku egiptlasega omavahel, aga see marokolane, kes siis oma juukseid lõikas, on ju, tema tuli toolilt maha, ütles, et ta kuulas kõik asjad ära ja ütles, et see on nii huvitav asi, millest sa rääkisid, et kas sul on anda, küsis kohe visiitkaarti, vaata. Ütles, mul ei ole visiitkaart, sorry. Et business kaarti on ju. Ja siis ma vahetasime WhatsAppi ja ütles, et see mining asi, et see pakub mulle huvi, sellepärast, et kusjuures seda kujuta ette, istub kõrval tegelikult inimene, kes ise ehitab krüpto exchange'i, nagu krüptovahetusplatvormi on ju. Ehk siis täiesti krüpto inimene, Web3 maailmast kõigest teadlik. Ja ütles, et see on väga huvitav teema ja kõige huvitavam on see, et kui ma ütlesin talle, et see koht on Mining Crete showroom, kus on meie see kontori asjad, siis ta ütles, et oota, aga see on ju ma olen sealt mööda sõitud, et see on minu nagu tema töökoha lähedal põhimõtteliselt. Et nagu need on nii suured nii-öelda kokkusattumused, et see networkimise potentsiaal siin linnas on next level. Ja, nagu kõik on nagu täiega nagu in selles, et ma olen juba eestlastega kohtunud ja nagu see connectionite tegemine on lihtsalt nii palju lihtsam kui Eestis. Eestis nagu tundub justkui kõik nagu keegi ei taha ja ei julge ja nii edasi, aga siin on nagu see, et vahet pole, saame kokku, kui saab mingist asjast mingit asja, siis saab, kui ei saa, ei saa. Et nagu, aga see ei tähenda seda, et ei võiks kõikidega kõik hoiavad siin nagu kõrvad lahti, kuulavad, pöörduvad, ei ole mingit häbi või piinlikkust. Et kui midagi saab mingist, jumala, kui saad mingi kokku mingi inimesega, teed mingi businessi, kõik on võimalik siin. Et siin on see, et räägi valjult ja julgelt. Sest sa ei tea kunagi, kes võib-olla kuulab su seda vestlust pealt. Muidugi. Me olime kusjuures üks õhtu ka, istusime Marinas mingisuguses kohvikus, seal läksime lihtsalt mingi Andara seal sai õhtus, äkki tuli, sul oli just päevad, sa olid seal selles miningu kohas, on ju. Ja siis ka mingi hull, oli ka krüptoteemad käisid, vaata, mingis teises lauas on mingi India kutt seal rääkis pikalt ja laialt, et siis ka kuhu tasub investeerida, kuhu ei tasu investeerida, pani seal mingi. Kuulasime kõrvalt, aga see oligi nii naljaks, et need teised mehed, kes seal lauas istusid, olid nagu siuksed, aga muidugi kunagi you never know, inimesed on erinevad, et tundusid täpselt siuksed istusid. Ja mis on nagu eriti ja veel siin, et jällegi, miks Dubai on ju? Kõik pangad Dubais on krüptosõbralikud. Absoluutselt kõik. Ja isegi nii kaugele välja, et ma just kuulsin seda fakti just kellegi käest, kohaliku käest, et tööandja on isegi, kuidas ma ütlen siis, nagu mõjuvõim oma siis
ei, vabandust, töötajal on mõjuvõim küsida tööandjalt oma palka krüptorahas, kui ta tahab seda. Päriselt, kui sa teed seda? Mulle just öeldi, et kui ta tahab, et näiteks tema palk makstakse välja Bitcoinis, siis tööandja peab seda tegema. Väga lahe. No mul on ka näiteks see, et meil on praegu see interneti, see teenusepakkuja on see Tuu, suht kõige populaarsem siin Dubais, siis seal on ka niimoodi, et kui sa paned siia recharge, on ju, kui sa tahad nagu datat, on ju, laadid, pead enam raha peale panema, siis seal ongi niimoodi, et sul on see oma see tavapayment, mingi voucher ja siis on all on cryptocurrency. Oled näinud? Ma ei ole, aga ma tean, et siin on igal pool. Siin nagu täielik kõik, kes on krüptoinimesed Eestis. Krüptorahas autode rentimine, krüptorahas täielikult kinnisvara ostmine, fulli 100%. Kõik on siin, sa võidki tegeleda siin näiteks krüptoprojektidega ja kanda krüptorahast tulnud kasumitulu otse panka, iseendale otse Dubai panka, Dubai pank ei küsi sult midagi, et kus see raha tuli või mis krüptoraha. Siin tulumaks puudub, on ju. See on ükskõik, kus sina oled oma kasumite asjade või projektidega krüptovaluutat teeninud, saadad selle Dubai panka, siis seal ei esitata sulle mitte mingi küsimusi. See on sinu raha. See on hoopis teine mentaliteet, mis siin Euroopa lääne pankades toimub. Et seal ongi kohati nagu keeruline neid asju ajada, et see on ka jälle see üks, miks me siin oleme. Ja kõige naljakam on see, et Dubai pankadesse raha saatmine Euroopa pankadest, eurooplaste poolt või näiteks eestlaste poolt siia on väga kõrgete tasudega, sest ta on nii-öelda punases listis, on ju, see piirkond, jäänud juba ammustest aegadest, kuna Middle East ja mis iganes. Ja neil on nii kõrged feed, et inimestel on väga keeruline saata Euroopast raha siia. See on meelega niimoodi tehtud. Aga seetõttu tulekski siia keha luua, siin pangakonto teha. Keha on siis firma. Firma on ju. Ja siis seda arveldada nagu teistmoodi. Et siin on omad teatud siuksed võib-olla nipid, trikid, mida ma ka ise alles õpin. Saad aru, me ei ole isegi jõudnud meil ei ole isegi veel Dubai pankagi veel. Me peame kõik need asjad veel avama. Praegu meie see nagu üks asi, mida me nii väga ootame, on Emirates ID-d, et me saame reaalselt esiteks, me ei ole ju siiamaani saanud hakata süüa kodus tegema. Me ei saa telekat vaadata, sest et internet ja kõik need äpid ja kõik on, meil on vaja internetti. Et ma nagu nii tunnen puudust sellest, et tegelikult saaks vahest õhtuti visata diivanile mingid Netflixi vaadata. Sellel ID-l on nii suur mõjuvõim siin riigis, et sa ilma selleta sa ei ole mitte keegi ja sa ei tee mitte midagi siin. Ei selles mõttes, kui sa turisti viisaga teed, siis loomulikult sa saad kõike teha. Aga nii, kui sa oled nii-öelda nagu resident, et siis on ikkagi selle kaardiga sa ikkagi avad omale kõik igasugused asjad siin, pangakontod, internetid, gaasilepingu saame alles teha siis, kui on Emirates ID käes, et need asjad on nagu see, mida ma reaalselt võib-olla nagu praegu täna väärtust on hoopis rohkem, et ise söögi tegemine. Nooraga siin ootab juba mingid minu nagu neid mingi special roogasi, mida ma olen Eestis teinud, et millal saab, et praegu oleme ikka nii palju seda väljast toitu pidanud ostma, mis on nagu väga tüütu ja ikkagi muidugi loomulikult oluliselt kulukam kui toidupaast osta asju, aga jällegi siis üritad ennast maha rahustada, et rahu, ma olen alles vähem kui kuu aega siin olnud, et kõik on alles tulemas ja ei pea nagu liigselt kõike üle mõtlema, et meil eile ka siin Andariga oli siin väike diskussioon igasuguste hirmude ja muude asjade üle, et sa nagu peadki ise suutma oma seda mindi kontrollida selles mõttes, et sa ei saa lasta nagu kõigel, mis tuleb, lihtsalt tulla kogu aeg, et sa peadki nagu kuskilt maalt võtma nagu, et ei, stopp, et ma ei ketra mingisuguseid hirmu mõtteid, vaid ma nagu kuidagi hakkan hoopis teistpidi nagu asju mõtlema, et kui mingi negatiivne mõte tahab tulla, siis ma üritan selle kuidagi ikkagi positiivseks keerata, et kõik ei saa olla nii, et ainult negatiivne, et lõpuks ongi see, et kui sa ju oled hirmul ja kardad ja
et siis see ju kogu su energeetika muutub siukseks negatiivseks ja sa oled ise lõpuks negatiivne inimene, et see on ju ka jälle põhjus, mis me tahame, et me tahame muutuda ise võib-olla rohkem ka positiivsemateks inimesteks ja selleks on ju väga soodsad võimalused siin sellepärast, tingimused on kõik antud. Et sul on inimesed siin rõõmsamad, sul on keskkond, sul on päike, sul on kõik on nagu palun. Nagu nüüd on, aga ikkagi vaata, mingid mustrid tulevad, mis Eestist kaasa ikkagi. Mingid mustrid on lihtsalt nii tugevalt sees, et isegi näed, vahetad keskkonda, aga see ei tähenda, et sisemus iseenesest muutub, et sa pead ikka tööd tegema. Et tõesti selles mõttes ei ole muru rohelisem, mis puudutab su sisemaailma. Ei, see on mingit vahet. Et sa võid ju tõesti olla ükskõik kui kihvtis, ma ei tea, keskkonnas paradiisis, aga kui sa oma sisemaailma ise ei muuda, ega siis ei muutu mitte muud midagi kuskil väliselt, et see ongi iseendaga töö, ongi kõige raskem töö, et sellest ma nagu... Mina nagu leian jah seda, et ma olen läinud mingi, ka on mingi flow peal, on ju, et ma teen siin oma neid asju, on ju, siin oma selle pean tagasi saama uuesti ennast ka sellele Deep Creator grupi lainele ja kõike ja nagu ütleme, informatsiooniga inimesi toetama, on ju, et praegu on väga hektiline ja sellised katitud aeg kogu aeg, et peab kogu aeg mingisuguseid asju tegema, mida tegelikult ei tahaks oma aega panna sinna, on ju, aga peab ära tegema, on ju, ja seetõttu tahaks saada sellele lainele ja ma tunnen, et ma tahaks anda sellel keskkonnal võimaluse minu tõelisel potentsiaalil avalduda. Et ma tahangi anda nagu endale selle võimaluse, et nüüd on olemas see keskkond, kus päriselt saab minu anne, potentsiaal, oskused vallanduda, sest kui siin ka see ei toimu või toimi. Siis on asi meis, sest me ise võib-olla piisavalt ikkagi laseme jälle mingitel hirmudel ennast alla suruda. Ja see on nagu jah crazy, kuidas meie enda mind võib nagu täielikult meie vastu töötada, kui me midagi ette ei võta sellega ja ei kontrolli seda. Nii, ühesõnaga, et... Ma sai vahepeal aku tühjaks ja ma võtsin kookusvee ja... Kindlasti teemasid asju, mida veel arutada on palju ja kui teil on endal ideid, millest me võiksime veel rääkida, siis kindlasti jätke kommentaaridesse, kui teil tekib mingid mõtteid. Ja meil ongi täna siuke pühapäev. Dubais on nii, et ei ole väga vahet, mis päev on. Kogu aeg peab tegutsema, toimetama, et... Ainukesed, kes ei tegutse laupäeviti, pühapäeviti ja pool reedet on asutused. Millised asutused? No enamus kõik asutused, kes riigiasutused. Jah, aga ikkagi Dubai puhul on ikka see, et selleks, et kohalikud, see on selleks, et kohalikud ja teetööd, vaata riigiasutuses on enamus ju kõik kohalikud. Sa ei näe seal sa ei näe indimendi. Seal on kõik rüüdes nagu ikkagi soliidsed inimesed, vaata ja aga need enamus kõik kohalikud töötavadki, kuna kohalik elab Dubais 15%. Need, kes on päriselt Araabia Ühendemiraatide kodakondsusega, ainult 15%. Ja ülejäänud on siis mujalt üle maailma. Ja need, kes siin on, need 15%, nende töökohad on väga kõrgelt tasustatud töökohad. Nemad rikkad inimesed siin. Ja siis kõik mujalt maailmast, kes on siis self-made või on ta siis tööline või siis on nagu kõike klassi, eks ole siin. Jah. Et me plaanimegi minna oma sinna Hilsi mooli ja tegutseda, toimetada oma asjade kallal ja et praegu on see elu meil selline siuke väga hektiline, väga palju asju peab kogu aeg organiseerima ja mõtlema aga mida aeg edasi, seda ma arvan, et siukseks mõnusamaks läheb, et kõik läheb siukse flow peale. Yes. Aga ma arvan, et esimeseks episoodiks uuel hooajal oli siuke piisav. Küll ja veel. Aga võib-olla ongi, et inimestel endal tekib võib-olla nii palju muid ideid ja küsimusi selle kõigega seonduvalt, et siis kindlasti pange need kirja, et võib-olla mille peale me ise ei oska mõeldagi hetkel siin selle kõige sees olles. Pange kirja, siis ma panen ka kirja, siis vastame, räägime ja teeme. Ja, nii et aitäh kuulamast ja aitäh kuulamast. Näeme järgmises episoodis. Ciao. Ciao.